Huvitav paik. Ja kuidas me siit edasi saame? Laura. Okei. Ükshaaval. Järgmine. Kas me peame lihtsalt sinna kuisi kerasse minema või? Crazy. I know. Kas keegi nagu näitaks ette või nii? Oota, kus sa selle said? Luuna andis. Mida see tundub nii nõme? Ma proovin. Okei. See oli valus. Niikuinii on mul valus. Mis paik see selline on? Osa. Te olete tagasi. Pärast ma tahan teiega rääkida. Kõrgeus, meil on meie mõned sõbrad kaasas. Mida? Ma olen ju teile sünnist saati rääkinud, et võõraid meie kuningriigi ei too. Aga teie majesteet. Ja kuningannal on raske aeg. Jah, ma tean. Ta pidalt oma kuningas asjad ema assistendid ära surema. Kes seda küll teha võis? Ema, me peaks liikuma hakkama. Kas ma näen õigesti, siis on Sandy. Oota, kus tere on? Okei, sa pidid meile midagi rääkima. Ma tahaks ka teada. No.
vaata, okei. Kui mis see oli? Lähme sinna. Ootake, mis asja? Osa Stere. Sina tegid sa väike pärdik. Tule sealt kohe alla. Stere ei teinud seda, Stere saab vihaseks. Stere, ära tee seda. Stere ei teinud midagi. Stere, kuhu sa lähed? Oota meid ka. Oota meid ka. Vana pärdik. See oli äkki tegu. Miks te ei tule? Me peame temaga rääkima. Lase tal minna. Küll ta tagasi tuleb. Ta lihtsalt on kuskil põõsas omaette ja siis tal hakkab igav. Ma tunnen väikeseid lapsi. Nagu mina ei tunneks. Kuulge, te pidite neil midagi rääkima. Jupp. Story time! Huvitav, miks vahepeal juhtuvad sellised asjad? Noh, pikali. Ma ei saa niimoodi rääkida. Okei, kui ma olin väike. Siis ma olin siin külas enda vanematega. Ja mu ema ja isa töötasid kuninganna juures. Ja nad käisid päris tihti ära. Ja ma olin suht üksi. Siis tuli Ele ja me saime sõpradeks, nagu lihtsalt heast peast ei saanud. Me nagu lihtsalt saime kokku, me hakkasime koos mängima. Ja siis meist said parimad sõbrad.
kuni tuli üks päev minu juurde mu ema ja kuninganna. Mu ema nuttis. Ma küsisin, mis on. Mu ema ütles, et ma pean siit külast lahkuma. Ma küsisin, miks. Kuninganna ütles, et mind saadetakse teise maailma. Ja ma pole siiani teada saanud, miks. Ning mu ema jooksis nuttes ära. Kuninganna jätkas oma juttu. Sõnad olid sellised. Ja sina, Ele, sina unusta enda sõbranna nüüd igaveseks. Me oleme hoidnud teda üksinda, sest me teadsime, et ta lahkub. Ele solvus, näitas kuningannale keelt ja jooksis minema. Kuninganna ajas nina püsti ja kõndis minema. Ilmselt oli solvunud, et temaga nii käituti. Siis ma jäin üksinda. Olin üksinda, magasin terve öö tähistaeval. Mind ei lastud koju. Siis tuli mu ema tagasi ja ütles, et nüüd on see päev, mil ma lahkun. Ta kallistas mind ja ma ei näinud teda enam kunagi. Kurb lugu tõesti. Ja. Aga Aiona, oskad öelda, miks me ikkagi siis siia tulime? Kas sa teadsid sellest? Jah. Ma olin Laura uus sõber. Ta ütles mulle selle ja ma teadsin. Mu sisetunne ütles, et me peame siia tulema. Laura ei pärinud selle kohta, miks me siin oleme, kuna ta teadis seda. Jah, nüüd tuleb välja, ma olen nüüd see kõige totu. Sa ei ole totu, meil lihtsalt pole sul midagi rääkinud. Sellepärast pole mulle rääkinud, kuna ma olen totu. Head aega. No ja sina ka nüüd. Bye. No ma ei saa aru, mis viis see on. Mida sa teed, Riho? Kaevan auku. Aga miks sa seda kaevad? Ma ei tea, niisama. Kuule, mees, kas ma võin selle augu endale saada? Okei, aga siis kaevad ise edasi. Okei. Nii. Kui sügaval ta juba on.